Ma tean, ma näen ta tulemusi. Ärge proovigi isegi valetada. Ja kes ei kasutanud, respekt. Lause on poolikuks siin jäänud. OK 2023 kursusel käib üks kes. Mulle üks esmakas silma jäänud. Kuulsin, et hüüd nimi tal Välk. Hit me up, süda. Saa ükskord vihjetest aru. Maugli. Äkki neil käib üks Maugli seal. Maugli mis? OK 23 mis iganes. Meil käib üks. Äkki see on Maugli. Neil käib üks Maugli seal. Igatahes. Draama. Vapsie. Hey now, this is what dreams are made of. Õhinapõhine. Okei. Käib või? Yes sir, käib. Tavai kiire sissejuhatus ja let's go. Õhinapõhine podcast oleme. Tere tulemast jälle tagasi. Täna on oktoobrikuu, nii et kuskil kuu aega on juba mööda läinud. Mina olen Triinu. Reimo. Hakkame pihta lihtsalt. Nagu te olete kooli pealt näinud. Võib hakata pihta, on ju? Okei, väga hea. Ei ole vaja tutvustust rohkem teha, kõik teavad juba. On ju? Kooli peal on olnud mõnda aega sellised kastikesed. Äkki või pärast saab Reimo sisse suumida. Ja siia saab panna oma mured, siia saab panna oma armudraama. Pigem armudraama. Kõigil, kui on ju. Äkki kaklesid. Klassivend kogub koolis staarat. Reimol võib-olla on selliseid. Reimo on siin mingi juba 8. kursust järjest, kui keegi veel juhuslikult ei tea. Friendly Fire. See kade lihtsalt. Võib-olla isegi olen. Tore on olla koolis. Kerime lahti. Meil on täna kiire episood ka. Me ei tea, kui pikk see episood kokku tuleb, aga me teame seda, et me salvestusaega on umbes täpselt 28 minutit. Siis kõik peavad jooksma. See on ASMR. Me hingamist on kuulda, kui me samal ajal neid kurved lahti keerame. Äkki ma saan seda kuidagi. Kes S on lahti saab, see hakkab kohe lugema, enne. Olgu pea. Teine on lihtsalt hädas siis. Ma teen asju korralikult. Me oleks enne eetrit need lahti keeranud, aga asi on selles, et me mõtlesime, et on lahedam, kui ei. Pluss see on insenerikool ikkagi. Isa oleks praegu nii uhke, kui ta näeks mind. Triinu saab iseseisvalt kruvikeerajaga hakkama. Peaaegu. See on nagu mõnes kohas ta tuleb suruda. Reimo oma targa peaga pani kokku selle. Võttis isegi eelmine nädal e-rehkendusest osa. Ja sinna ei jõudnud. See oli fun. Ja ma ei hakka shade'i panema, aga ma panen ikka. Ma tean, et te kasutasite AI-d, isegi kui te ei märkinud, et te kasutasite AI-d. Ma tean, ma näen te tulemusi. Ärge proovigi isegi valetada. Ja kes ei kasutanud, respekt. Ma ei kasutanud, mul läks tund 40 peaaegu. Aga kas seal ei olnud ajalist piirangut või? Kella 10 kella 1 3 tundi. Okei. Tavai, mul on lahti ka tähes. Sorry. Ma ei saa ju. Oot, mingi koll käib. See on huvitav. Ma ei hakka ütlema, kes kirjutas, sest see on siia alla kirjutatud, see tõenäoliselt mingi tanki pandud. Aga siin on kirjas mees nimega Mental, sulgudes TTK-st, pole 6 kuud stutis otsale saanud. Kas selle peab ära sensorima või? Ma ei näe ühtegi halba sõnasid ja ma ütleks nii, et selles suhtes see on okei. Tähtis on progress, protsess. Nagu tulemused tulevad kunagi, kui alla ei anna, siis kunagi tulevad tulemused ka. Vahet ei ole kaua otsale pole saanud. Kuule, kas praegu on vaimse tervise kuu ka või? Või nädal või midagi sellist. Ma tean, varasemalt on meil koolis
nagu selle osas ka mingid, ma ei tea, plakatid üleval olnud või üritused, asjad. Sul nii lühike käsi, et sul läheb aega, kuni sinna põhja saada. Siin on kirjas: tere, mina olen Loola ja tooge õunad tagasi. Palun. Mis arvad sellest? Mis arvad Loola õunade tagasi andmisest? Tagasi viimisest? Õunad võib tagasi anda ju. Õunakooki saab teha. Nii, minu kord. TJT on tegelikult valge, ta lihtsalt tundub kollane. Kes on TJT? Mida peab välja uurima? Äkki see on mõni hiinlane, äkki vahetusõpilane, kes on tulnud või ma ei... Mis mõttes kollane? Äkki see on mingi nagu BSH, vaata, aga keegi, kes ei tule pähe nime kombinatsiooniga. Ma loen veel. Mu klassivend Matu on võib-olla huvitatud meessoost isikutest. Süda. Selge, nüüd me teame siis Matu. Meile on ka esimene fänni, kuidas sa ütled, saadetis. Meil on siin Pöidla-Võru või ma ei tea, kuhu see ümber peaks. Ma ei tea, kuhu see ümber, ma vaata, kui väike see on. Mis sa arvad, kuhu see ümber Joker. Siia kaela. Nojah, see Joker pere küll. Aitäh! Nii, tahan vaid soovida kõigile kõike head ja paremat. Aitäh, meie soovime sulle ka kõike head ja paremat. Järgmine kord võib raha ka jätta. Mul on kirjas, Mata on gei. Ma ütleks üleüldiselt, et kõik asjad on geid, aga siis kui me sellest aru hakkame saama, siis pole hullu, siis ta on võib-olla lihtsalt homoseksuaal. Davai. Salde jumps, väga tore. International. Kõik tahavad toidujagamiskappi. Miks pole juba avatud? Vaat see on hea küsimus. Nagu kooli siis või? Siin on ju, meie ukse taga kohe on see toidujagamiskapp. Sealt võib võtta? Ma arvasin, sealt ei tohi. Seal oli silt vahepeal kirjas, et ei tohi avada või midagi sellist. Ma sain aru, et see on, et meie toome, kes tahame oma toidu siia ja siis, et see läheb kuhugi, ma ei tea, vaesetele peredele või ma ei tea, kuhu täpselt. Ma mõtlesin, see käib niimoodi. Kuigi see ei ole loogiline. Okay. No näed, ei peagi minema sööklasse raha eest sööma. Päris naljakas, jah. Loed ka nüüd. Joosep Põldmaa oli pahane, et tõka pani temast ilma luba küsimata Instasse pildi üles. @TTKYG. Kes on Joosep Põldmaa? Ta on keegi kuulus või ta on meie koolist keegi õpilane või? Ta on meie koolist. Nagu sellest oli mingi meediaartikkel või? Ei, see pandi üles pilt septembris millalgi. Ta käis meil episoodis ka, esmakursuslaste episoodis. Võib-olla mäletad. See oli 2023 aastal sügisel. Ta oli see, kes sussuga koos oli või? Episoodis? Jaa. Okay. Oh my god. Okei. Ma hakkan nüüd aru saama. Nii. Mis te arvate furridest? Gei. Ma ei oska midagi arvata, no mingid need kunagi olid vist populaarsemad ja siis nad nüüd teisel ringil populaarsed. Nüüd on labuubud. Kui mõeldakse nii. Aga mis sa arvad furridest? Ma ütlesin gei. Okei. Kas need riputatakse oma koti külge või kuhugi pükste külge ka või? Jaa, aga vaata need furrid on ka olemas, kes Viru keskuses ringi hüppavad. Need nagu noored, kes panevad mingi... kas need noored, kes panevad oma mingi kostüümi või ka asja sabad ja täpselt. Okei. Kui ma veel gümnaasiumis käisin, siis meie kooli õppeala juhataja sattus COVID ajal minu pärast uudistesse. Tallinna Kristiine gümnaasium ja ma olin see õpilane, kes suusareisilt tuli. Delfis video. No eks me pärast vaatame. Ütle uuesti, mis seal tõstur? Kui ma veel gümnaasiumis käisin, siis meie kooli õppeala juhataja sattus COVID ajal minu pärast uudistesse. Tallinna Kristiine gümnaasium ja ma olin see õpilane, kes suusareisilt tuli. Delfis video. Kas on huvitav? Ma tahaks küsida vastu, et kas sa tunned ennast selle pärast halvasti, kas sa tunned hästi, et pull, hea meel või mis tundeid see tekitab? Ma loodan, sa ennast halvasti ei tunne selle pärast. Tegid ju teisi inimese kuulsaks. Mul on kirjas, kukkusin põhikoolis kukerpallitades trepist alla. Muidu arvaks, et see on nagu päris lahe, aga siin on kirjas sulgudes, et koos koolikotiga. Siis on veel lahedam. Ma olen ka libisenud niimoodi, et lihtsalt treppidelt nagu tuled ja siis lendab alt. Ma kunagi vanama juures, tal on nagu eramaja ja siis seal on kelder, aga keldrisse saata on niisugune raudredel, mis on nagu statsionaarne, see on kogu aeg seal. Ja siis ma olin, ma ei tea, ma ütleks 5, midagi siukest.
ja siis ma kukkusin ka sealt, ma ei teinud meelega kukerpalli, aga ma lendasin selgi ees sealt alla ja ma ei tea, kus ma ellu üldse jäin ja no nagu näha, mingi ajukahjustus on, aga see on nagu okei. Ma istun siin toolil vähemalt. Reimo on vist robootika erialal, aga siin on kirjas, et ehitusinsenerid, full maunid. Mis te nüüd ütlete? Kas me teame mõnda ehitusinseneri? Enam pole kõvad vennad, jah? Ei. Ehitusinsenerid. Alguses me oleme kõik taunid, ma ütleks nii. Mul on siin, et Reimo pluss Talis võrdub süda. Suht kindel, et Talis kirjutas selle, sest ta teab what's up. No näed, mul on ka siin üks mineviku vari. Mart Ako soovib uuesti tulla podcasti. Me oleme küsinud teilt nüüd, või noh, hiljuti kui oleme näinud, siis pigem on ajapuudus, isegi kui tahe on muud tegemised ja värki. Aga seda on tore kuulda. Siin on kirjas, ilus käekiri on ka, by the way. Mulle üks esmakas silma jäänud. Kuulsin, et hüüdnimi tal Välk. Hit me up, süda. Saa ükskord vihjetest aru, on siin kirjas. Ühesõnaga, Välk, proovi lugeda neid vihjeid. Ükskõik, kui mitte arusaadavad need on. Tahetud mees. Okei, tere, privet, hello. Hei! Mina õppin koolis. Ja tšus škooli. Aitäh sulle selle infokillu eest. Siin on väga huvitav kiri, aga sellest on väga raske aru saada. Siin on kirjas. Ükskord oli saunas korraga 4 meest, kes kõik tahavad mind. Sulgudes või on tahtnud. Ja siis on mind ei olnud. Ühega neist olen abielus, aga ma olen vallaline. See kõlab nagu sealt Batmanist see Jokeri mingi... Muideks meie kooli tudengid. Jah. Siuksed kirjad on põnevad. Siis tundub nali, aga... Oota, see on low-key relatable. Andke 4. korruse massaažitoolile voolu. Haldusele kiri. Ette kirjutis. Paneme teele. Okei, siin on inglise keeles. We feel pressure from our classmates. Ja siis on murtud süda. Ja siis on järel, et they are Nazi. Mul on ka mingi täielik lause on poolikuks siin jäänud. OK 2023 kursusel käib üks kes. Ma kujutan ette, et siis mingi sõbraga või sõbrannaga seisti siin kasti juures ja üks kirjutas ja siis teine oli mingi ei, pane ära. Mis ühes episoodis oli see Maugli? Äkki neil käib üks Maugli seal? Maugli või mis? OK 23 või mis iganes. Et meil käib üks, äkki see on Maugli, neil käib üks Maugli seal. Igatahes kohtusime meie õpetaja McDonaldsis ja sõime koos burgerid. See on nice. Lähe on oma... Aleksis, sa oled mu nunnu pruun moosipall. Kellest siin jutt käib siis? Täpsustus, palun. Aleksis on koer või õppejõud või armsam või... Ma ei tea, ma tahan teada, noh. Aga jah, Triinu lõikas sisse, aga et õpetajaga kohtusid ja sõid burgereid Mäkis, siis nice, tööveliselt või muu elu, akadeemilise elu väliselt kohtuda nende inimestega ongi mõnust lahe. Aga kas see on eetiline? Miks ei ole? Kas võib või? Kes keelab? Ma ei tea põhikoolis gümnaasiumis. Pange käed raudu. Täpselt. Spordisaali peldik on kruvidest lahti. See ukselinki vist silmas peetud, ma arvan, seal mingi värk on küll. Kule, kas sul oli see välgu selle mingi otsi üles sealt? Mul on ka selle kohta lausa 2 sissekannet tehtud. KTM. Välk on tahetud mees! Vaata, kus see on? Mis seal oli? No.
ma nüüd ei saa hästi aru. Jah, mul üks esmakas silma jäänud, kuulsin, et hüüdnimi tal Välk, hit me up, süda, saa ükskord vihjetest aru. Oota, näita käekirja. See ei ole sama inimene kirjutanud. See on erinev käekiri täiesti. Tavai. Oh my god, kes see Välk on? Ma tahaks ka teda näha. Okei, nii, siin on kirjas. Ma jälgin ühte poissi, kelle hüüdnimi Välk. Mulle meeldivad ta ilusad heledad juuksed ja nunnu naeratus. Ta mängib tihti neljandal korrusel ping-pongi ja siis ma jälgin teda salaja. Oh my god, see on nii nunnu. Low-key creepy, aga nii nunnu. Love story. Nii et meil on 2 siis naist, kellele meeldib Välk. Võistlus. Peaks panema mingi postrid või plakatid, otsiks selle Välgu üles. Ma tahaks ka. Kuidas me saame kaasa aidata sellele asjale? Nagu, okei, ütleme, me leiame Välgu üles. Saaks Välgu siia kutsuda, küsida, kas ta teab, kellest jutt käib. Okei, kogu selle point on jah muidugi, et see jääb anonüümseks ja me ei hakka midagi niimoodi avalikustama. Me isegi ei tea, mida avalikustada. Ja. Aga kui me saaks Välgu tõesti saatesse ja saaksime uurida, kui palju tal elus on seda, et low-key või noh, mis iganes, kui niimoodi salaja pressitakse peale, äkki seda on nagu veel rohkem, vaata, äkki vend ei saagi naistest rahu. See oleks päris huvitav ju sellise inimesega rääkida, kuulda, mis ta kogemus on. Või siis ta on äkki täiesti ei teagi, et siuke asi toimub ta ümber. Täiesti võimalik, et ei tea. Mehed tihti peale ei tea. Või noh, poisid. Nii. Tahad lugeda? On sul midagi? Mul otsas. Okay. Parm näitas mulle, kust piiritust osta saab ja jõime koos piiritust. Oota, mõned on nüüd eelmise episoodi kirjad siia sisse. On vä? See oli küll, ma mäletan seda kirja. Okay. Mata on gei. Oota, sa võtad nüüd juba minu kirja siin. Mul oli Mata on gei. Äkki keegi on nagu nii pahane Mata peale, et ta pani kõikidesse kastidesse seda. Mul oli just harilikuga. Opa, uus sissekanna jälle. Joosep Põldma, kuulus mees, noh. Joosep Põldma tegi Lillemetsa tunnist poppi. Õpetaja nägi teda kohe tüdrukuga autosse minemas. Lillemets andis lisahinde 5. Draama. Vapsie. See ei ole draama, see on rohkem nagu action. Noh, action, jah. Okei. Okay, let's go. Elaborate, Joosep. Me tahame teada. Osad mu kursakaaslased on omad. Jälle. Relatable. Kes see kirjutab? Joosepil oli täna väga raske päev. Romet käis miljardäriga koos vanalinnas jalutamas. Aga me ootame uusi sissekandeid siis. Oota, Joosepil oli raske päev. Robert käis... Romet. Jah. Romet käis miljardäriga vanalinnas jalutamas. Milline elu ja kast on tühi. Tegelt oli põnev. Oli. Ma tahaks väga teada, mis selle Välguga toimub, kes ta on. Kas tunded on vastastikused, kas midagi on muutunud, juhtunud veel. Update'ige neid. Ei, aga päriselt, teeme mingi postri. Me saame kooli telekatesse selle üles lasta panna, loodetavasti. Äkki inimesed annavad teada meile, kes see Välk on, sest need, kes kirjutavad, nad teavad. Annavad meile nime, me võtame ühendust ja me uurime, kas ta oleks huvitatud saatesse tulemast, rääkimaks oma elust. Oh my god. Sest kes iganes teda jahib, ta oleks huvitatud nägemast, äkki... Jahib? No see kõlab nii, inimestele meeldib teda jälgida. Metsa lähed mingid loomajahid tõenäoliselt ka nagu, sa jahid, sa paned oma selle putka sinna püsti. Sa ootad, sa võib-olla paned selle toidu koha. Ta nagu ta salaja vaatab seal 4. korrusel, kuidas see Välk ping-pongi mängib. Jahib. Saaksime teada, miks ta hüüdnimi Välk on. Äkki on perekonna nimi? See on võimalik. Hakkame stalkima. Aga saatke meile ohinapohine@tõka.ee või podcast@tõka.ee. Saatke kiri, kes on Välk, nimi oleks tore
ja me võtame ühendust, me proovime ta saatesse saada ja kõik võidavad, oleks pull. Ka meil on huvi, kes see välk on. Ja aitäh kõikidele teistele, kes kirja saatsid, need on põnevad. Mida pikemad, me peaks vist suuremad paberid panema, inimesed saaks kirjutada. Ja meil saab ka Google Formsi täita. QR-kood peaks siin peal olema kuskil vist. Jah, kasti peal saab kätte. Ja jah. Aitäh! Näeme varsti jälle ja täitke kasti. Eks ju, siis meil on teile midagi anda ka. Tšau! Nikib tausta muusika.